Tervitus sõbrad, minu nimi on Mihkel Raud ja mina olen nutisõltlane, ma olen arvutisõltlane, ma olen internetisõltlane, ma olen kõikide nende õudsete ja moodsate asjade sõltlane, mille sõltlane on võimalik tänapäeval olla. Aga sõltuvus, netisõltuvus, arvutisõltuvus, internetisõltuvus ei ole ainult psühholoogiline probleem, selgub, et see on ka väga tõsine füsioloogiline probleem. Ja mul on täna külas füsioterapeut Mati Arend, kelle käest me küsime, mis asi on nutikael, millest kõik räägivad. Tervitus, Mati! Tervist! Mis asi see nutikael on ja kust ma seda osta saan? Kas Apple'il on oma nutikael ja Samsungil on oma või mis asi see on? See on jah, tegelikult hea küsimus, et mis see nutikael on ja paljud inimesed küsivad ka, et kuhu ta tekib, mitte et see, kus nad osta saan. Et nutikael ingliskeelses terminoloogist tuli tegelikult text neck. Ehk et see, et siis kui need nutiseadmed telefonid olid palju väiksemad, inimesed hakkasid sõnu mineerima rohkem. Sellest tulenevalt oli vaja alla vaadata rohkem ja hakkas tekkima rohkem kaelavalusid inimesed. Ja siis eesti keeles see termin, et nutiseadmed, kaelavalu, kui see kokku panna, tulebki siis nii-öelda nutikael. Ja tänapäeval see nutisõltuvus ja nutiseadmete kasutamine on niivõrd laialdane ja liiga palju inimesi kasutab nutiseadmeid ja selle tõttu tekib ka siis rohkem kaelaõlavate probleemi inimestel. Mida see täpselt nagu väljendab või mille poolest, kuidas ma arvan, mul on nutikael, mitte lihtsalt mingi tavaline lihtne kaelavalu? Ega see ei väljendiga mitte milleski muus, et lihtsalt kui tekivad kaelavalud, peavalud, õlgade valud, edasi juba käteprobleemid ja see nutikael tegelikult tähistab seda, et jah, see on see kaelavalu, mis tekib sellest pea ebakorrektsest asendist nutiseadmete kasutamisel. Kui kiiresti see nutikael tekib? Kui kaua on vaja arvutit valesti ebakorrektselt või telefoni kasutada, enne kui ta tekib? Jah, seal ei olegi nagu ühest aega, et mõnedel inimestel tekib ta varem, mõnedel hiljem, sõltub sellest, kui sõltlased me oleme, et kas ma olen siis näiteks arvutiga töötav inimene, kes töötab 8–5 kogu aeg arvuti taga, või ma olen siis noor kooliealine inimene, kes siis kasutab telefoni ja tahvlit igal vabal võimalusel, et siis ma kasutada nii palju. Et mõned aastad see kindlasti hakkab tekitama probleeme. Hästi, aga mida siin nüüd täpsemalt teha? Piirata oma kasutust, mismoodi ma pean oma gadgetitesse suhtuma hakkama, et mul see nutikael ei tekiks? Tõepoolest, et tegelikult neid seadmeid ju peaks kasutama ja nad võimaldavad meil väga palju head teha, oma elutegevust modifitseerida väga headel viisidel. Aga mis siis tegema peaks, on esimene ülesanne see, et oma pea ja kaela asendit korrigeerima, kui ma neid erinevaid nutiseadmeid kasutan. Ja teine asi on see, et loomulikult tuleb teha nendest pause nendest kasutamistest. Üks uuring, mis tõi välja selle, et just need inimesed, noored inimesed, kes on rohkem nutiseadmete sõltuvusest ohustatud, on noored tüdrukud, kes on siis need nii-öelda öökullid, et need, kes on aktiivsemad rohkem õhtupoole. Nemad hakkavad rohkem kasutama nutiseadmeid sellest tingitud ja sealt tekivad neil ka võib-olla rohkem nutiseadmete kasutamise terviseprobleeme. Hästi, nendest asenditest ja kuidas need erinevate gadgetite, erinevate ristapuudega, kuidas oma asendit paremini teha, sest me räägime hilisemates episoodides, nimetame neid kohtumisi niimoodi. Aga räägime nendest pausidest. Ma teen arvutiga tööd, suurem osa inimesi teeb arvutiga tööd. Kui tihti ja kui pikki pause ma peaksin tegema? Üldine soovitus on see, et igas tunnis tuleks teha siis paus kas 1–5 minutit. Minu loogika on alati see, et 1 on parem kui 0, aga me ei saa minna lõpmatuse nimel. Ja teatavad alad, nagu näiteks raamatupidajad, kes töötavad paljude tähtsate andmetega, kus on vaja süveneda, siis alati ei saa teha tunnis pausi. Ja sageli oleme ka programmeerijatele andnud nagu selliseid ülesanded, et panevadki endale äratuskellad alarmid igasse tundi. Sest minnakse niivõrd süvitsi oma sellesse tegevusse, et unustatakse see pausi tegemine. Ja mis see paus tähendab, ongi see, et ma tulen sellest halvast asendist korraks välja. Ja siis see liigne koormus sellele kaelale väheneb. On mingi harjutus ka, mingi asi, mida saad näidata, kui teen oma tööd, eks mul on väga hästi, et sa ütlesid alarm või mingisugune piiks, mis hakkab iga tunni aega piiksuma, meeldetuletus. Nii, ma nüüd tõusen püsti oma arvuti tagant või telefoni tagant, millega ma iganes töötan. Kas on mingisugune harjutus asi, mida ma tegema peaksin? Jah, et üldiselt, mida mina soovitan, on üks harjutus püsti seistes seljaga vastu seina, kus on kukal vastu seina. Ja siis mina nimetan seda selliseks noogutamise harjutuseks. Sest mida me teame kaelavaludega inimestel, ehk et need, kelle tekivad siis kaelavalud nutiseadmete kasutamisel, on see, et need kaela eesmised sügavama kihi ehk et süvalihast muutuvad nõrgemaks, nende vastupidavus langeb. Ja kui me teeme harjutust seistes vastu seina, ehk et selline noogutusharjutus, kus ma tugevdangi neid kaela eesmisi sügavama kihlihaseid.
mis siis aitab stabiliseerida kaela. Ja et ma suudaksin seda pead paremini hoida nutiseadme kasutamisel. Et see on üks harjutus, seda võib teha 5-10 korduse kaupas iga selle pausi ajal ja ongi kogu lugu ehk et 10 kordust, iga noogutus hoida 2 sekundit, see võtab aega siis 10 kordust, 2 sekundit, 20 sekundit on tegelikult ühe harjutuse tegemine. Seda võiks siis teha iga selle pausi ajal, see on lihtsam tegur. Tund aega, teen tööd, panen endale märguande, tõusen püsti, seisan seljaga vastu seina, noogutan ühe korra, hoian mitu sekundit ütlesid. 2 sekundit. 2 sekundit, hopsti, uuesti, 2 sekundit, hopsti. Aga niimoodi, et see tegelikult see kukal peab jääma kogu aeg vastu seina, kui ma noogutan. Ma võin seda pärast ka näidata, siis kui me räägime nendest asendite korrigeerimist. Saab tehtud. Head sõbrad, nutikael on tõsine probleem ja järgmises episoodis, mis mõne aja pärast blogisse ilmub, räägime juba väga spetsiifiliselt, kuidas ühe või teise gadgetiga nutikaela ära hoida.